Euroopa kolleegidega rääkides. Kujuta ette, et sul läheb 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast, magavad telgis ja räägivad rahast, ärkavad hommikul 8:30 üles, on õnnelikud, et nad saavad jälle kuulata, mis asi on võlakiri. Noh, inimesed kuulama, te hulluks olete läinud selle Eestist, mis asi see teil on? Noh, aga see kõik algabki sealt. Ja see on juba, ongi 12 aastat. See ei ole selline ühekordne aktsioon kuskilt riigi poolt, et saame kokku ja teeme. See on jah, et ma arvan, see võtab selle asja väga hästi kokku. Et ma olen nõus ja selles osas mul tõesti on nagu eestlasena uhke tunne öelda, et Eestis investeerimiskogukond ka Euroopa kontekstis, et me ei räägi ainult siin Baltikumi kontekstis, vaid Euroopa kontekstis tegelikult on väga tugev. Investeerimine ja rahast rääkimine ei ole mitte tabuteema, vaid see pigem on normaalne teema ja täitsa okei on öelda, et ma soovin endale toredat pensionipõlve ja ma täna teen midagi selleks, et see oleks parem. Mitte see, et kõik, kellel on raha, et need on halvad inimesed, need raudselt on petnud kedagi.